Tervist! No nii, armsad sõbrad, 3 nädalat on möödunud juba sellest vapustavast söögiorgiast ja ma arvan, et kõigil on... Kulinaarsest orgiast, mis lõppes gastronoomilise orgasmiga. Ja tõenäoliselt paljudele suure kõhuga. Aga endiselt jätkame siis seda kanaliini, et kõikidele natukene süstida sisse sellist... Tervislikkuse pisikut. Just, täpselt. No nii, mis pärast on kana tervislikum kui liha? No, võrokanadel on see tervislik, et siin on juba omega-3 rasvahappe sees. Mis just omegast? No, see on meie tervisele väga hea. Saite kõik aru? Omega on meie tervisele väga hea. Ja muidugi praegusel hetkel ka see, et kanad üle-eestiline võrokanade kampaania ja suurtes kettides Rimides päris tasuta ei anta, aga saab nagu oluliselt odavama hinnaga nii muidu. Ehk siis lühidalt, inimesed, ostke kana. Praegu on see kõige õigem aeg. Nii tervisele kui ka rahakotile. Aga mis me täna teeme? No, mina teen niisuguse naljaka asja, et mina võtan selle kana tegelikult siit küpsetuskorpist välja. No põhimõtteliselt me siis oleme samal rajal, sellepärast, et ka mina võtan välja. Ja mina korjan siit selle naha pealt ära, proovin selle naha niisama eraldi ära küpsetada ahjus. Teha niisugune crackling. Mis asi? No crackling, no niisugune krõmps asi. Pange kõik tähele, crackling on krõmps asi. Ja siis kanad iseenesest küpsetan ära ja panen siia niisugune on tehtud mul saiast, tomatist, küüslaugust, punasest sibulast, petersellist, oliivõlist, niisugune kate ja panen selle veel kana peale. Ja siis see jääb ka niisugune mõnus kruntsi. Mina olen jälle taas maailma kõige lihtsamate toitude sellisel mõnusal joonel ja paluksin koos ka... Tule siia pole. Teid kõiki vaatama, kuidas teha üks mõnus. Ütleme, õunakana on vist kõige parem ja kõigi ilusam. Õunakana? Õunakana, just nimelt. Et siin on natukene veel mälestusi sellisest heast mõnusast jõuluajast. Ja mis ma siis teen, on see, et ma võtan need suitsused kanakoivad ja panen nad siia potti, võtan neile kergelt värvi peale. Ehk et mingisugune minut aega ühelt poolt, minut aega teiselt poolt. Et oleks natukene see krõmps. Siis läheb sinna juurde sibul. Ja kui paar minutit on ta küpsenud, siis lähevad siia juurde õunasektorid. Kasutage kindlasti hapukaid õunu. Granny Smith on väga hea sort ja sobib suurepäraselt selliseks hautamiseks. Et ongi just selline mõnus hapu ja oma tekstuurid, selline mõnus tihke. Lisaks otsige välja kaneelikoor, mis muud maitsed ikka sobivad sellega, kui mitte kaneel. Ja sinna juurde pärast läheb koor, puljong, natukene kalvadossi või õunasiidrit, kes kuidas sobib maitsestada. Suitsumaitsega kanakintsudelt võtnud pealt ära naha, panen siia küpsetuspaberi peale ja panen teise paberi peale. Ja nüüd oleks vaja siia panna üks raskus peale ja ahju küpsema. Ja siis, kui on mõnus krõbeni, et saab murda, siis on valmis. Kui kanal ja sibulal väike värv peal, siis kaneelikoor ja paneme, mul on siin 3 tükendatud õuna, et umbes pooled võiks siia sisse panna. Et ta hauduks mõnusalt selles õunavedelikus. Gaas peale ja 15 minutit puhast ootamist. Nüüd, kui kana koos sibulate ja õuntega on mõnusalt haudunud siin 15 minutit, siis valan juurde koore ja täpselt nii palju jälle, et ta oleks kaetud mõnusalt. Head kaneelilõhna tuleb siin. Jälle jõulud. Ah sa! Nii. Ja mis sa nüüd tegema hakkad siin? Kuule, ma mõtlesin niimoodi, et kui see kana tuleb meil selline koorene ja õunane ja pärast läheb veel sinna kalvadus juurde, et nüüd on juba 20 minutit sinna olnud, et võib-olla üks 15 minutit peaks ära olema, et sinna juurde sobiks selline mõnus roheline paksoi. Mis paksoi, räägi nüüd inimkeeli? Ehk siis Hiina lehtpeet oleks vist õigem öelda eesti keeles. Pika müssiga mees teadis seda öelda. Ja laseme lihtsalt keevast veest, nad hästi kiirelt läbi, nad on üks mõnusad väiksed, mida pisemad, seda paremad. Mis asja sa kärsatad? Ma panin, siin oli porru ja tšilli ja lihtsalt friteerisin ära.
ai, vaata kui ilusti. ja teen niisuguse pesakese, mille panen siia siis kaunistuseks. Panen oma toidule otsa. Kanapuljong ja kiirelt läbi seal 1 minut aega laseme tal olla, et see värv ei kaoks, et pigem see aktiviseerub, muutub ilusaks roheliseks ja siis selle hea kreemise kanaga. Aga sa tead, kuna saab veel värvi veel paremini alles hoida või? Paned keeduvee sisse, paned natukene soodat. Soodat. Ja hoiab ka. See näeb küll väga apetiitne välja. Ja siin on mul siis püreestatud kaalikapüree ja punaveedipüree. Kaalikapüreele panen ka natukene kurkumit. Väga ilusad värvid. Natukene üht ja natukene teist. Väga ilus, väga ilus. Ja pühikaga natukene punasveini kastet. Palun. Vala, nii kiiresti see käiski. Aga mina olen ka omadega valmis põhimõtteliselt. Ja siis selle kastmega on seda viisi, et nüüd, kes tahab sellist peenemat lugu saada, siis võib selle kastme nüüd täiesti ära püreestada, eks ole. Võtan selle kaneeli ka siit välja. Kellele meeldib, näiteks mulle meeldib, et siin on sellised suuremad õunatükid sees. Ja nüüd ma panen siia natukene, panen kanapuljongit veel juurde, ja maitseks loomulikult õunabrändid ehk kalvadossi, kes soovib, võib panna siidrit või siis natukene õunamahla. Siis saab sellise hapukama tulemuse. Asjad jälle kastmesse. Just. Ja nüüd ma lasen selle korra keema ja siis me oleme valmis. Traditsiooniline Võro kana. No nii, aga kanaga oleme nüüd ühel pool. Ja järgmine nädal on Lihiveni!